tere jälle, et nüüd on kaamera ja koha peal. Järgmine nädal siis hakkab meil metsaperiood pihta. Mis see siis vaatajale tähendab? Tähendab ta vaatajale seda, et MTZ fännid saavad käsi plaksutada, sellepärast et MTZ hakkab meil metsas tööd tegema. Kõigepealt ma näitangi MTZ-i tagumist koppa, et see tuli siis traktoriga meil kaasa. Siin on kassi või silli või krassi, mis iganes konks keevitatud. Ehk siis siia saab aasana saab kasutada, midagi välja tõmmata, mis iganes. See kolmnurk oli ka kaasas, sellel ei ole lukustit, aga sellel on see polton lukusti. Siis on kopana naasad, koormarihma kinnitusvõimalus. Ja lisaks saab panna kärukonksu, olen kasutanud kärukonksu selle küljes ka, väga hästi toimib. Koppa kaal on umbes 400 kilo. Meistrimees on kõvatsi vaeva näinud, siin on karprauda pandud, siin on korralikku 10 metalli pandud ja põhi on topelt. Siis siin on veel topelt põhi. See hakkab meil suuri pakke vedama. Kartul praegu kasvab, siis ei ole mõtet nagu seal põllu peal traktoriga edasi-tagasi sõita. Ja siis on metsaminek ehk siis 119 laius, millest on küll ja veel. Ja näitan esikoppa ka ära kiirelt, siis lähme teise teema juurde. Esikopp ka, siukene venaaegne kunnikopp. Grammikene väiksem, kõvasti kergem. Aga mis ma tahtsin näidata? Täna vaatame siis sellist asja nagu Alaska milli. Mis ta endast kujutab? Sellega saab lõigata siis laudu, treimaterjali, plankusid, mööblimaterjali, mis iganes pähe tuleb. Siin on tal võti kaasasel. Siukene poolalgeline värk nagu see on siin. Hiina värk, Hiinast sai ta, tegelikult sai Saksast tellitud. Ma ei mäleta, mis ta maksis, 70 euri äkki. Siin on siis kõrgus peal. Siin nurgas on meil kõrgus. Kuni 39 senti, arvestame 3 senti maha, 35 senti umbes, midagi siukest saab lõigata. Pluss siis saetee. 35 senti niipidi kõrgust. Ja laius 57 senti. Ehk siis 57 senti siit need lahti keerata, siis saab seda siit liigutada, seda sektsiooni. Siin on siis all keeran seda natukene siin, 2 klambrit poltidega, kus käib saelatt. Ühesõnaga, niimoodi käib ta vist küljest ära, nagu ma aru saan siin. Ta on mul juba ammu tegelikult siin olemas olnud, aga ütlen ausalt, ei ole leidnud kasutumist ja ei ole aega olnud tegeleda sellega siin. Aga nüüd metsavideodes tahaks nagu järgi proovida selle asja, et mis ta täpselt endast kujutab. Täna paneme ta korraks aegülge ka, ehk siis metsas ma näitan seda, kuidas sellega lõigatakse, kuidas tuleb esimene lõige teha. Ja saab huvitav olema, aga võtsin praegu 261 omale välja. 16 oli latti. Ehk siis kõige lihtsam on seda alati maas külge panna. Latt läheb siit läbi. Aga eks ma olen seda liigutanud ka siin muidugi. Teeme need siit lahti. Võtke alati padrunvõti, need võtmed on pehmed ja need ei ole nagu kõige paremad asjad. Ma vist proovisin seda 500 külge endal. Liigub. Ja liigubki. Ja nüüd jääb käepide ette. Ma panin ta 500 peale. 500 jaoks paika. Paneme ta praegu siin 16 tollise lati peale paika. Ehk siis kõiki neid sektsioone saab maru kergesti liigutada siin peal. Kuidas endal mugavam on. Nii.
jah, vaat nii. Ja selle käe pidame ka siia, siis saab üldpildi enam-vähem, kuidas see asi jääb. Noh, eks ta siukene hädavariant on, et kui on nagu võimalus saekaater osta, kellel on raha ja kellel on rohkem kui 50 palki aastas, siis tasub osta saekaater. Aga minusuguse puhul on praegu lihtsalt ootamatu töö ja sai siin arvestatud ja mõeldud, et mida me siis selle asjaga teeme. Küttepuid oskab iga mees teha, aga tahaks mööbliplaate, lauaplaate, treimaterjali. See, mis ma sellest pärast teen. Võib-olla paneme sellest ka mõne video. Nii, keerame selle ka siit kinni. Kõige parem on jah, padrunvõti 13 läheb siia peale, aga see enda võti tundub jube pehme olevat. Aga saagimisel jah, kõik poldid peavad olema kinni, nagu mingisugune polt või mutter lahti on, nüüd hakkab kohe viltu jooksma. Nii. Tõstame siis siia peale. Ja näebki siis välja selline. Noh, praegu on siin suva kõrgust pandud. Lihtsalt video jaoks on paika pandud see asi. Siin on siis plaadid, mis toetavad, nagu hästi näha on, plaadid, mis hoiavad seda latti paigal. Ja ise ta istub ka täpselt lati peale, ehk siis lõikamine näeb välja niimoodi. Siit lükkad, loed gaasi peal, võimalikult otse. Ehk siis sellest lõikamisest ma räägin veel metsas ka. Et ütlen ausalt, see ei ole ühtegi lauda veel lõiganud. Saab esimene kord olema, kunagi olen proovinud küll, isal on ka midagi taolist, aga nüüd siukene asi ta on siin. Ja kõrguse reguleerimine. Kõrguse reguleerimiseks keerata need uud lahti siit. Noh, siis ma karujõuga keerasin kinni ka muidugi. Nii et jah, MTZ-i mehed, MTZ ei kao kuskile. Jääb metsa, tuleb metsa meiega kaasa ilusti. No nii. Ja kuna siinpool on skaala siin tollides, praegu on natuke pingul veel need muttest siin. Ehk siin on tollid. Ja siis ongi siukene aparaat. Seda tahtsingi teile näidata siin. Vaatame, mis asjad veel tuleb seal metsas üldse. Noh. Ja siukene ta siis on meil. Et siin on liugurid. Ehk siis see jookseb puuservas siin. Võtan selle võtme eest ära paremini teha. See jookseb puuservas. Ja latikaitse on ka. Ma ei tea, miks küll latikaitse on, aga keegi on järelikult näpud kuskile toppinud lati otsa samal ajal, kui lükkab seda või käe lasknud niimoodi ülevalt alla. Vot. See saab meil üks põhitöörist olema seal. Et midagi. Kohtume järgmine nädal metsas ja vaatame, mis saama hakkab. Ma võin öelda seda, et need palgid on umbes silma järgi 8,5 meetrit, 6 meetrit, midagi siukest. Ja ümbermõõt on selline, et 500 hiil tuleb meetrine latt kaasa. Et muidu seda hiiglast läbi lõika. Aga selge siis, kohtume varsti jälle.